Mina absoluutselt nõus sellega, et Venemaa on väga müstiline maa. Noh, näiteks. Россия снова заняла второе место в мире по добыче нефти. Keegi ei kahtle, et Venemaa on rikas riik ja mitte ainult nafta tootmise vaatevinklist. Samal ajal 500 000 граждан в нашей стране находятся сейчас за... Venemaal on 20 miljonit inimest elavad vaesuses ja üldse Venemaa on 67. kohal elatustasemelt. Müstika. Aga tankide seisukohast Venemaal on esimene koht maailmas. Является обладателем самого многочисленного танкового парка в мире. Venemaal on 22 000 tanki. See on rohkem kui kõigis NATO riikides kokku. Paljud venelased elavad halvasti, kuid nad kogu aeg rõõmustavad, et Venemaal on nii palju tanke. Müstika, tõeline müstika. Veel üks paradoks. Россия лидирует по числу полицейских на душу населения. Venemaal on kõige rohkem politseinike ühe elanike kohta. Samas Тяжелых преступлений в России совершают больше. В России по-прежнему убивают в 1,5 раза чаще, чем в США, и в 2 раза чаще, чем в Украине, и в 7 раз чаще, чем во Франции. Venemaal kurjategijad tapavad inimesi rohkem, 1,5 korda rohkem kui Ameerika Ühendriikides, 2 korda rohkem kui Ukrainas ja 7 korda rohkem kui Prantsusmaal. Jälle müstika, ütlesite. No, mina vastan, et tegelikult ei ole. Asi on selles, et Venemaa politsei peamised vaenlased ei ole kurjategijad, vaid meeleavaldajad, kes ei ole Putini võimuga rahul. Seetõttu Venemaa politseiametnikud halastamatult peksavad neid normaalseid inimesi, kes esitavad küsimusi, mis pole üldse müstilised. No miks nii rikas riigis inimesed elavad halvasti ja milleks Venemaale on nii palju tanke?